ikka. Sa ei tea, mis tiim on meil see kasutus. Meil on kõik muude poisid, kõik maha aega. Meil on kõik pullitiim värsid. Algul rääkisin küll Nigula piimaga, et saab kõrsu piinu panna. Suhteid. Ah, sul ei ole suhteid? Ei ole jah, lehmad on puhkus. Seda öeldi sulle, et lehmad on puhkus. Tegelikult panevad käia laua. Taldikku. Toon selle laua peale. Sinna veel moodustada ka raamatu. Telefoni pealt stiilis võtad raamatu toote ei saa. Siin ega teil ei ole, võiks otsa. Öö oli ülipeel, nagu ikka juba aastaid, kuid hommik teistmoodi see. Ta ärgab täna minust varem tõusnud ära läinud. No mida tähendab see? Kuid väike aimus on sees. Kraviks suudan veel muuta. Las olla hommik Oi, kuidas ei ole? neid sai püütud küll seal Nevakandis, Seidaküla eest ja oi kalastud. Ainkoogid ma noortel ikka. Näed, mul on siin. Mis moosi mida tahad? Vaata, mis moos on. Õunaploom, must sõstar, astelpaju. Võtta ikka sellist, mida sa pole proovinud. Õunaploom. Sulev, ega sa 50 ei saa välja vahetada? Suuremat ei ole. Sajased on ka veel olemas. Tänu. Sulle, kas sa tead, kes need on, kes tulevad siia mängivad? Ei, aga ma võin pärast küsida eraldi teistid. Proua ja härra Kääramehed. Seda on kummivärvi pannkoog. See oli sisse, siis ma toon seda ära. Ma lugesin nimesid küll, aga ma ei Ära piti peale. Kirja selline, läks mulle teha. Et oleks ikka moodi kuulunud mees. Juba hääletada. Ma ei näinud. Minul on teine köki. Kas kökitsema aitab? Ma räägin midagi, natukene on ikka veel. Küpseb nagu head. Ja sõidad on ju parem või? On jah parem, natuke on.
veel natuke on, aga kööki. Ma ei tea, pannkoogist midagi, kui sammud hüve. Märtsukoogid valmivad, vaata. Isegi hullu. Pani vahepeal tagasi panna, kätte võtta kinni. Ma tahtsin öelda seda, et see on uskumatult tore ja uskumatult õige, kuidas inimesed ise algatavad üritusi, teevad neist traditsioonid ja hoiavad neid elus. Täna, ma saan aru, on järjekordne tore suvepäev, kus tuleb konkureerida paljude teistega. Läänemaal on ju palju vahvaid üritusi korraga toimumas ja ka valdade suvemängud on just praegu veel kestmas õhtuni välja, et minagi tulen sealt. Et kindlasti ka mitmed Taebla valla inimesed püüavad seal valla au päästa. Aga ma loodan, et kui nad oma sportliku aste seal on lõpetanud, siis nii mõnedki neist jõuavad veel täna siia tulla. Ehk et minu lugupidamine ja kummardus kõigile neile, kes on sellise toreda asja algatanud nagu pannkoogipäev ja veel eriti neile, kes seda mitte ainult ei algatanud, vaid juba mitmendat korda siis kenasti läbi viivad ja ma olen täiesti kindel, et me saame täna imehead pannkoogielamused, imetoreda suveõhtu ja mulle tundub, et ka imehea ilma, vähemalt praegu tundub nii. Tundke ennast hästi, lööge kaasa kõiges, mida korraldajad suudavad teile pakkuda ja miks mitte kõigi teie endi poolt ka palju toredaid pealehakkamisi ja algatusi. Just niimoodi sünnivad toredad üritused. Kena olemist teile kõigile ja veel kord suur lugupidamine Võntküla rahvale. Ma arvan, et võtavad arutelegi kogu meie küla inimesi. Nii palju inimesi on juba praeguseks kellaajal siia tulnud, nagu aeg on näidanud kell 4, tegelikult saab pidu õigusesse nagu eestlastele kohta. Küpsetajatega on täna hästi läinud, parimad on kohal. Kodukord on siis peaaegu et nii, et saab kohe kohta. Kelle soovi on, tuleb küpsetajad juures läbi ja siis kui riile läheb mingi hetk kogu hindamisele. Soovin kõigile head tööjõu, head koolide maitsis, kui me lähedale küpsetajad seletavad, mida ja mismoodi nad on teinud ja hinnaske ja vaadake küpsetamise oskust. Äkki läheb pärast vaja. Liialt valge, siis Eesti inimene natukene häbeneb. Aga loodame, et juba poole tunni pärast on siin rohkem rahvast ja siis saame juba öelda kõva häälega, et pannkoogivõistlus on alanud. Kõik lapsed, kes te olete siia tulnud, siis ka teie peale on mõeldud. Nimelt on siin avatud ka väike kunstinurk, kus siis saab näidata oma loovust, saab joonistada, saab värvida kive ja mis siin veel saab teha? Küsime kohe siit, neiud on kohe valmis rääkima. Joonistab ja saab kive värvida ja siis päraspoole on veel selline väike võistlus. Tulevad juba. Te olete leidnud siia. Noh, kus te olite? Liikes käes oli, aga õieti on näpp. Siis see pärast viise. Oled janal ja vihmapilt või see kivi sinna. Ja vaata vihmapilt. Vihmapilt oli. Ma teen vihmapillad ka. Kollast näeb vaata siin. Teist kollast näeb heledamat kollast. Ma teen seeni ka.
Üks, kaks, kolm. Nii, kallid inimesed, praegu on meil kokad, pannkoogi küpsetajad on kõik väga ametis, aga kõik teised, kes väikel võistlusel, kes ei tahaks tasuta asju saada, täna ma olen teile tasuta, kui te täpselt pakute, kaks õlut teile. Lihtsalt selle eest, kui te ütlete mulle, kui pikk või kui suur vaheks olla kahe õllepurgi vahel. Ma ei tea, kas... Te ei tohi kasutada ühtegi muud mõõtmisvahendit kui ainult oma silmamõõtmine. Selleks tulge siia lähemale ja naised võite ka tulla. Nii, tugega siia, pole teile nime kirja. Ega tõesti, kaotada ei ole midagi, võita on aga samas palju. Nii, järgmine pakkumine tuleb. Tarmo arvab mida? 96,5. Nii. Hugo? 92,5. Nii. Tulge aga pakkuma. Oota üks hetk, ma panen selle paberi siia vahele just. Nii, Valdur arvab siis mida? Olla siis palju? 89 ja pool. Nii. Viktor. 86,4. Nii. Nii. Ootan veel pakkumisi. Liina. Mis Liina arvab? 99. Lihtsalt niisugune number. Raivo arvab, et 96. Kas siin mõni ehitaja ka on äkki, kes nagu nii-öelda silmärgi võib neid seinu? Tere. Nii, Joonas, mis sina arvad? Panen Valdurist 1 millimeetri rohkem. Valdur arvas enne, et 88,8, aga paneme 88,9. Vat, asi läheb juba millimeetrite peale, sest et tõesti võita on väga palju. Nii, teie olete see arve. Nii, tahate uuesti pakkuda? 82,5. 82,5. Vot. Poisid, kas teie õlut tohite juua? Vist ei tohi, vähemalt on. No paku ikka, nii. 95,7. Oot. Nii. Ja pane täiesti keske sinna. Ja võiduks 7. Kuhu poole? Keskel, paneme keskele, pane keskele. 70. Nii, ja tundub, et... Mina olin kõige ligemal, 72,5. Ja võidu pakkumiseks siis saab olema 75,3. Ma panen kohe selle kirja siia ja vaatame, kes siis kõige lähemale pakkus. 75,3 sentimeetrit oli siis nende kahe õllepurgi vahe ja kõik on pakkunud väga palju üle. Oot, ma vaatan siin 82, 5, 82. Mulle tundub küll, et midagi pole parata. Ei, et me peamegi andma kahele mehele need 2 purki ära. Üks on Arve, tuleb on siia ja Priit. Priit pakkus 82,7 ja Arve pakkus 82,5, nii et palju õnne. Tublid poisid, silmamõõt on teil paigas, nüüd ei pea isegi enam paari minema. Saate kohe nautida seda Eesti õlut, mis on Tartust. Aga nüüd siin natuke muusikat ja peagi on žüriiga valmis hindama meie pannkooke, mis on meil kohe-kohe seal panni peal valmimas. No võitis pudeli õlut. Ei, purgi. Purgi, jah.
Kui te tahate sõita selle ägeda bussiga kuskil siin mööda Läänemaad ringi. Ma küll ei tea, kui pikk see ring saab küll olema, aga igal juhul piisav. Umbes pärast igal juhul toimub järgmine sõit, et kes praegu peale ei mahu, siis ärge muretsege. Millega? Lihaga? Uuele ringile minna. Aga žürii on paika pannud, nüüd vaatame, kuidas Nigula, kas teie olete valmis juba see viimane lift panikoogile. Nii, igal juhul väga efektne valmistamisprotsess on Nigula käkil ja kohe vaatame, mida häädad sinna pannikoogi peale panevad. Kõik raha peaks ametlikult teada. Tegemist on väga kelmika, üks naerasuuga seal. Ma arvan, et see kindlasti annab lisapunkte, sest positiivsus eelkõige. Habe ka, jah. Anda oma hinnaks siis nii selle värimusele kui ka maitsele. Taanu pole näinud. Nii, tegemist on siis vägagi rõõmsa näoga siin. Kohe peaks tulema ka meie piltnik, kelle nimeks on Hugo, kes siis teeb kohe dokumenteerib ka selle pannkoogi ära siin, et selline pannkook on täna siin Pontkülas valmistatud. Ja siis me vaatame, kes siis pistab sel aastal taskusse selle kõige suurema auhinna, kes on siis kõige parem pannkoogi valmistaja. Ootes ära, kuniks žürii saab maista seda Nigula käki poolt siis valmistatud pannkooki. Kui nad oma hinnaga ära andnud, siis saame anda juba järgmisele meeskonnale võimaluse oma pannkooki esitleda. Nii, aga igaks üks ma jagan teile ka informatsiooni selle kohta, et täna õhtu on meil tulemas ka siia ansambel, nii et kõik tantsuhuvilised teadke seda, et kell 7 lööb pillimehed löövad oma muusika lahti siin ja siis juba saate hüpata ühelt puusalt teisele puusale ja nautida seda neid kelmikaid rütme ja proovida nii valssi, polkat kui ka, kes teab, võib-olla mängitakse tšailigi. Õhtu on juba täis. Õht on tühi. Väga hea, sellepärast, et meil on ka veel kolmas võistleja. Ma paluksin kohe tulla siia laua juurde, siis saan ka ilusti mikrofoni üle anda, et saaksime rääkida. Nii, ja kohe... Rõiskaviina, 5 maa, 3 liitrile vedelikule. Lisasuhkud sooma, piparkoogi maitseained. Kui on kodus siis ka indiaani suhkrut ja lisandiks sugudesti pormamuus. Nii, tegemist on vägagi siis väga huvitava pannkoogiga. Siin on isegi kasutatud lausa piparkoogi maitseainet, nii et see jõulumaitse on igal juhul tugevalt siia sisse pandud nendesse pannkookidesse ja kasutatud on ka indiaani suhkrut. Ma isegi ei tea, mis see küll tähendab, aga ilmselgelt see võib... Ma pole isegi kuulnud, et kas tõesti indiaanlastest tehakse suhkrut, vaevalt. Oleneb, et muud paikki odavam teha või midagi vanavat. Kohe oli vaja. Nii, ja tundub, et žürii on jõudnud ka üksmeelele ja nad on jaganud ära siis, kes kui tubli on. Igal auhinnad on nüüd laua peal ja hea meelega annaksin nüüd siis üle mikrofoni meie žürii nii-öelda pealikule.
ausalt öeldes ja kätt südamele pannes oli žürii töö täna päris lihtne. See oli kõige pühapäeva hommikusem mõte. Ärka kohti. Tahti uued murad. Täname. Kodus ärge nii palju rummi pange, sest lapsed ei pruugi õhtut näha. Me ei tundnud tegelikult rummi maitset. Sa tegid stoppi. Täna pannkoogid jõuludad on teel. Kes see kaastid siin? Ei teha jah, kes Ja parim soolane pannkook on võistlejale nimelt kohalik. Võistleja kohalik suver. Palun auhinna järele. Ma sain kolmanda või? Vaieldamatult parim soolane kook, aitäh. Täname poisse kulu pärast. Nii, suur aplausi meie pannkoogi valmistajatele. Ja kes tahab teada seda imeretsepti, kuidas teha üks väga hea pannkook, siis Nikula käkimehed on valmis teile neid kindlasti jagama neid saladusi. Praegu ma vaatasin, et vähe sellest, et nad pannkooke valmistavad, nad juba parandasid ka juba vorste, nii et mehed on ikka kokakunstiga ikkagi vägagi kodus. Aga nüüd lähme natuke kokakunsti. See rääkida teile, et pannkooki on võimalik ka teistmoodi. Me oleme harjunud kasutada erinevaid ja teha põnevaid pannkooke. Ma pean ütlema, et ega ma natuke südame värinama tulin, sellepärast et ma ei teadnud, kas sellised pannkoogid võiks teistele ka maitsta, mis mulle endale maitsevad. Ja ma tegin ruti peal proovi. Rutt on igal elus, nii et järelikult kõlbab süüa. Aga võistlema ma ilmselt minna järgmisel aastal vaatan, kuidas välja tuleb. Ja mul on 2 retsepti, üks on soolane, teine magus. Ja ma tegelikult mõtlesin, et ma hakkan tegema. Nisujahule on olemas veel jahu, on spelta ja seda nüüd meie oma Eestimaal kasvatatakse ja Läänemaal Mansbergide pere, kes selle kasvatamisega tegeleb, siis saame Läänemaalt oma speltajahu. Ja nisujahu asemel võiks võtta speltajahu. Ja miks? Valge nisujahu on väga kaunis, aga tervisele mitte kõige kasulik. Ja sellepärast võib asendada nisujahu speltajahuga. On veel palju inimesi, kes ei saa üldse nisujahu. Ja et neile ka võimalus anda pannkooki süüa, siis on olemas veel sellised põnevad jahud, millega võib teha pannkooki. Kanep on väga hea toiduaine, ta on magus ja eriti kodus on kanepi õi. Soovitan kõigil, kellel on oome. Seda võib ka julgelt panna, see ei ole tervisele nii kahjulik kui valge suu. Ei ole sellised õhukesed, mida kokku keerata, vaid nad jäävad nagu sellised kakukesed. Meie paneme jälle spelta. Avasin antenniga kodus maja peal, see oli nii näidanud. Paneme küpsetuspulber ei ole muidugi oluline, seda võib ka mitte panna. Paneme natukene kanepi õli.
ja soolased pannkoogid me teeme tatra jahuga. Kõik mäletavad, kes nõukogude ajal on käinud reisimas suurel kodumaal jutumärkides. Seal venelased pakkusid tatra pliitšiki. Nii me kasutame ka tatra. Ja see on ka meie oma kodumaine tatar. Mida sinna peale võib panna? Need on nüüd tänased retseptid, aga ma võtsin kaasa veel ka sellist huvitavat asja nagu riisikliid. Enamus inimesi, kes vitamiinidega on kokku puutunud, teab, et on hea vitamiin, mis aitab meid kaua noor püsida ja vanadel nooreks saada on Tulge ka julgelt siia väikse kätte, sest kohe-kohe on algamas meil võistlusmäng ja kes teab, kui lapsed saavad ilusti asjaga hakkama, ehk saavad ka pärast vanemad inimesed proovida oma osavust. Milles, seda me saame kohe teada, kui meie juhendajad tulevad siia. Kahjuks läks nüüd buss, kes tahtsite minna väiksele retrosõidule, siis nüüd see buss sõitis minema, nii et peate ootama järgmist ületama. Ja ikka, meil on medalid välja anda ja kõik asju meil on ta. Nii, aga järgmine heitja on meil Sandra, tema 12-aastane. Ja Sandra, palun, viska. Nii, ja pallikene ära visatud, vaatame, kuhu kaugele see nüüd siis lendas. 7 meetrit ja 98 sentimeetrit või? 7 meetrit ja 98 sentimeetrit on Sandra tulemus. Võtame kohe selle palli, toome tagasi teile. Ja järgmine võistleja on Ottotut, jah, ma isegi ei saanud sinu nime välja, Uko. Uko on 4-aastane, tema viskas kohe meil nii kaugel nagu 3 meetrit ja 95 sentimeetrit. Nüüd on sina juba või see neiu? Ootamas oma hetkel, nii. Koogile ma võtaks 2. 39, Lähke võib alati küsida. Priit hakkab heitma, vaatame kaugele Priit heidab. Kõrvalt mehed läksid raha tegema, ma panin juba pähe. Tuleb lihtsalt võimalikult kiiresti joosta, tuleb panna kokku need komponendid, milleks on siis jahu, piim, suhkur ja mis seal veel oli? Ja muna. Jah, kõik, mis pannkoogi sisse käib. Keerate selle möksi kokku, teete taignaks, siis praete selle või nii-öelda te panni peal teete selle pannkoogi valmis ja siis teie meeskonna kõige näljasem liige, siis temal on see au see ära süüa. Ja kui see pannkook on ära söödud, siis läheb ka aeg kinni ja ma arvan, et peale seda siis on ka teada, kes on siis võitja. Pliidarauad aetakse kuumaks. Pann on ka siin olemas, nii et kõik abivahendid selleks, et see teatevõistlus saaks korralikult toimida, on kõik vahendid ka meil valmis pandud. Natuke kohtunikud veel seletavad, kuidas see teatevõistlus käib. Aga mulle tundub, et tegemist ei ole väga keerulise asjaga, nii et sellega peaks saama hakkama iga suur ka panna panni peale. Ja siis see viimane meeskonna liige peab siis selle pannkoogi nii-öelda peaaegu et valmis saanud pannkoogi peab ise ära ka sööma. Ja kui see on tehtud, siis juba läheb aeg kinni ja kui te olete kiire, siis pannakse teie aeg ka kirja ja kes teab, võib-olla olete oma tiimiga just need õnnelikud, kes siis saavad ka meie käest auhinna. Nigula mehed on läinud siis kohtunikuga vaidlema, sest et nagu ennist sai juba mainitud, ega tähtis ei ole mitte osavõtt, vaid auhind, mis sellest välja antakse. Seega kindlasti tasub võtta osa sellest pannkoogi teemalisest teatevõistlusest. Jahu, piim, munad on kõik on valmis, nüüd oleks vaja ainult inimesi, kes nendest suudaks valmistada ühe maitsva pannkoogi, vähemalt nii maitsva, et see üks tiimiliige suudaks selle ära süüa. Kes võib-olla teatevõistlusest osa ei taha võtta, siis teile teadmiseks, et täna on võimalik ka küsida pannkooke meie võistlejatelt
Siin oli nimelt ennist 3 tiimi, kes siis üksteise võidu üritasid hästi maitsvaid pannkooke valmistada. Selle võistluse pani kinni Nigula Käki tiim, MTÜ Nigula Käkk. Ja vähe sellest, et nad võitsid pannkoogi võistluse ära, tahavad nad ka nüüd endale nii-öelda auhinna fondi saada ka veel lisaauhindu siis teatevõistlusest. Ma arvan, et kõik päris ei ole nõus sellega, et Nigula Käkk võtab siin kõik auhinnad endale. Selleks on ka siin konkureerivad tiimid loodud. Kirja saab panna kohtunike juurde tuleb pöörduda. Neli liiget on siis, on vajalik inimeste arv, et saaks osa võtta sellest teatevõistlusest. Väga oluline on ka see, et te oskaksite pannkooki valmistada, et lihtsalt jooksmisest ei piisa, et võitu saada. Ai, igal juhul pliidirauad on kuumad. Mina praegu kõrvetsin ennast ära. Seega peaaegu, et võib öelda, et kõik asjad on valmis. Aga siin kõrval on veel natukene veel seletamist, kuna reeglid on vaja kindlasti vägagi selgeks teha, et pärast ei oleks vaidluskohta. Nii. Nii, Nigula Käkk on ennast juba seatud sinna stardijoonele. Ja nii, minu juurde võib paneme kirja, siis ma võtan vastu teid. Nii, kes see järgmine tiim? Mulle tundub, et kohtunikud veel vajavad natukene aega. Ja siis ma ütlen tähelepanu, valmis olla ja lähevad esimesed võistlejad. Ja muna on ilusti ära pandud ja antakse kohe teatepulk järgmisele võistlejale. Piima ise ära ei tohi juua, seda läheb ka pannkoogi valmistamine vaja ja suurepärast poolt Sambla poolt. Nii, jahu on ka toodud. Nüüd on siis veel ainult lõpupingutus, ehk siis tuleb see valmistada kiiremas korras üks pannkook. Siin juba näha on, et tõesti profid on ajanud kohe käed väga kuumaks siin. Pann tuleks soe panna igaks jõuks. Ei, siiapoole, palun siiapoole. Nii, pane õli. Nii, väga hea. Juba esimene. Pannile määrt, ma söön ära, pole hullu. Vahet ei ole, mis seal palli pealt tuleb igal juhul. Üks mees ütleb, ta on kõht tühja, ta valmis selle kõik ära sööma. Ilma vastu puiklemiseta. Nii. Tähtis on ka see välimus loomulikult. Sa pead selle saama ringi mööda. Jaa. Natuke vedelaks. Natuke vedelaks läks. Jah, ega see jahu kaste enam ometi. Ei, sellest tuleb pannkook, jah? Peaaegu. Nii. Pinge nii suur, et Nigula meestel käsi väriseb. Ja väga huvitav pannkook tuleb see. Natuke tükki läheb, aga küll see hamba all natuke krõmpsub, aga pole hullu. Ja ka nüüd on vaba aeg. Tiimi nii-öelda siis võistlejad võivad rahulikult. See on rohkem kastme moodi välja. See peaks tulema nagu, näete, Nigula mehed ikka õpimehed. Õpimehed riistad. Mees teab, mis mees teeb. Kõike seda, mida nad siin täna terve päev siin katsetanud, näitavad teile ka siin kohe teie silma all. Kohe viskab mees selle pannkoogi õhku. Minema ei viska, aga sest et
Ja juba külmub, jah? Kahvliga pead keerama. Kahvliga võid keerata. Muidugi profid võivad ka muidugi. Peab keerama kahvliga. Nägite? Suurepärane. Nüüd veel paar minutit. Saad veel ühe suitsu ära teha kiiresti. Ja siis on juba pannkook valmis ja... Hoia peal! Siis võib-olla... Kuidas? Kes selle löödi ära sööb? Kes selle löödi ära sööb, seda me filmime. Pane ikka, et oleks esteetilisem, paneme ikka. Nii, ja tuleb Niigula mees. Niigula mees tuleb, annab nii- öelda ankrumehele siis selle alustuseks ikka väike lonks piima ja pannkook. Muuseum vähe. Aga noh, tubli poiss, kõht on tühi. Jah, see on tõesti lärgade puudega. Rahulikult, väike lonks piima muidugi kuivaks. Nii, ja läheb ka järgmine. Ja nüüd tuleb siis ka teise tiimi viimane liige. Ta sööb ühe ampsuga ära. Vaata, kui sul esteed, ma ütlen kahvlit, jah? Nii, ja aeg läheb siis kinni Niigula meeste jaoks. Aga sööjad veel natuke söövad. Aeg on. Ega siis söömine ei ole, ega see ei ole nagu tööga mingi jänesed eest ära jookseb. Rahulikult söö kõht täis. Pärast paneb aja kinni ja... Ja ma panen siis ka praeguse võidu ajakirja Niigula poistele. Nemad siis lõpetasid meie selle teatevõistluse sellise ajaga nagu 3 minutit ja 45 sekundit. Ja 65 saadikku ka veel peale. Nii, aga praegu tundub küll vaadates panni peale, et õliga kooritatud ei ole. Igal suulugad saab rasvadeks. Ahah, juba annab. Oimi pannkook hakkab juba vaikselt juba võtma nii-öelda kuju. Tuleb ära! Ja, sa tahad ise süüa või? Ahah, ise teed, ise sööd. Nii, aeg läks kinni. Ja 3 minutit ja 9 sekundit. See on praegu liidri aeg. Aga Oimi, kui sa lõpetad söömise ära, siis anna kohe märku, sest et paneme väga vähem kui 5 minutit ja 15 sekundit. Sööjad on need tühjakauga poisist, näed, sealt tuleb see poiss. Tema on meil kõige suurem söödik. Ei ole, tema aplausi talle, loomulikult. Anname talle natukene algmaterjali, et saaks rohkem süüa teha. Pärast on hea tulla siia täis kõhuga siia üritusele. Aga kolmanda koha saavutas tulemusega 3 minutit ja 46 sekundit. Tiim nimega Kummikarud. Ja teie saate siis endale auhinnaks ühe karbitäie mune, Võntküla munad, Võntküla pannkoogi munad, nii et need on ekstra teie jaoks munetud, et saaksite valmistada endale maitsvaid pannkooke. Nii, teise koha saavutas väga napilt, saavutas teise koha Niigula Käkk. Teeme suure aplausi meestele, nemad siis kulutasid aega 3 minutit, 45 sekundit ja 65 sajandikku. Ka teile üks karbitäis mune, ma arvan, te saate kohe neid kasutada. Teil on küllalt neid. No, ega küllale liiga ei tee. Ja esikoha, võiks öelda lausa seljavõidu võttis siis tiim nimega Kedre. Neil kulus ainult 3 minutit ja 9 sekundit. Et läbida see suur raske katsumus, ka teile üks karbitäis mune ja et munad paremini alla läheksid, ka natukene vahuveini ka. Teeme suure aplausi neile veel, temad on siis kõige kiiremad pannkoogi valmistajad. Vot, aga nüüd sellist hääd kraami on siis täna võimalik siit Võntkülast saada endale. Ei ole midagi. Võta.
Igaühele meeldib ju kaunis hoolida. Na-na-na-na-na-na. Sa oled kõige ilusam neid, kes käinud siin. Ja Nastja, te kõik olete oodatud siia, sest me tahame teile anda väikese magusa, et tänada teid sellest võistlusest osavõtmise eest. Te olite väga tublid ja selle tänutäheks siis väikene Kalevi šokolaad. Anneke, saate teha suu magusaks ja kindlasti annab ka šokolaad jõudu juurde. Aga nüüd lähme täiskasvanute juurde. Lapsed tegid ka vahvaid pilte seal meie Kristi nurgas ja piltide eest annaksime kolmanda koha auhinna Sander Nõmmele. Sander, kes tegi siis pildi, mille nimeks oli Nänn. Sander, kui sa oled kuskil siin, palun tule võtta siia. Näed, väikene kunstniku kohe saabuvad siia, näed, suunakaart palju tahad. Teile ka siis kahe peale siis üks väikene šokolaad. Saad Anni? Aha, vabandust, Anni ja Juula. Minu eksimus. Nii, teise koha saavutas Uune. Ja tema tegi niisuguse kunstiteose, mille nimeks oli Minu isa. Uune, kui sa oled kuskil siin, palun tule ruttu siia, me tahame sulle anda ühe tahvli šokolaadi selle kauni kunstiteose eest, mille nimeks oli Minu isa. Uune, kus sa oled? Ma ei näe teda. Kas keegi näeb Uunet? Tundub, et ka Uune on kuskil kaduma läinud. No küll ta tuleb hiljem. Pärast saab meie käest kätte oma auhinna. Aga esikoha annaks siis Kristerile. Tema tegi siis kunstitaiese, mille nimeks oli Koer, kes läks ujuma ja kellel läks vesi kõrva. Vaat selline pikk nimi. Koer, kes läks ujuma ja kellel läks vesi kõrva. Sellise kunstiteose eest me anname sulle ühe suure paki kommi. Nii et Krister, kui sa meid kuuled, palun tule siia. Tahaks sulle üle anda selle esikoha auhinna. Mul on tunne, et vist nad on kaduma läinud. Aga ärge muretsege, te saate meie käest kindlasti need auhinnad kätte. Ja nüüd teisel poolt maja tuli selline informatsioon, et see on üks tund, üks päev pannkoogi teost.